Hei, tere tulemast nahahoolduse ja enese-eest poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Teeme jällegi täna ühe meigivideo, sest et üllatus, ma osutusin Douglas Estonia ühe Instagrami loosimängu võitjaks ja loositi välja ELF kosmeetikat. Nii et suur tänu Douglas Estonia ja ELF Cosmetics. Nii et tänases videos vaatamegi siis koos, mis tooteid ma ELFilt endale võitsin. Ma olen toonud meid filmimise mõttes siia elutoa akna alla lausa, sest et on saabunud sügis ja ma filmin täna ka natukene hiljem ja juba vaikselt on selline pärastlõuna ja mul on tunne, et on liiga pime muidu. Nii et ma olen toonud meid hästi akna alla. Nii et ma loodan, et siit on vähemalt näha, aga õnneks on tõesti meil tegemist loomuliku valgusega, nii et peaks kõik paistma täpselt nii, nagu ta ka päriselt on. Aga egas midagi, hakkame siis vaikselt pihta. See on minu jaoks esimene kogemus üldse ELF kosmeetikat katsetada, et ma ei olegi veel ELFilt mitte midagi varem proovinud ega ostnud. Tänane video on täiesti esmakordne katsetus mulle, nii et vaatame siis koos, mida need ELF tooted endast kujutavad. Ja esimese tootena, mis ma siis endale võitsin, on siis ELFi Poreless Putty Primer. See on siis meigi alus kreem nii-öelda primer ja ELF ise ütleb selle kohta järgmiselt, et ELF Cosmetics Poreless Putty Primer kontrollib sinu päevast meiki. Veatu lõpptulemus optimaalseks niisutuse tagamiseks on küllastatud skvalaaniga. Sile, sametine tekstuur libiseb sujuvalt üle naha, täiuslikult sobiv kõikidele nahatüüpidele. Ja kuidas siis kasutada? Kanna enne meigi pealekandmist väike ühtlane kogus niisutatud nahale, oota 30 sekundit enne jumestuskreemi pealekandmist. Ma olen juba oma nahale hommikul nahahoolduse teinud, nahk on niisutatud ja SPF-i selline väike läige on veel nahal näha. Nii et ega midagi. Vaatame siis koos, kuidas see ELFi primer on. Ta tuleb sellises lapikus, potsikus, natukene isegi lõhnab, et on selline, ma ei oskagi öelda, mis lõhnaga see on. Väga vaevu märgatav lõhn selline, et ei midagi väga tugevat. Näpuga siin niimoodi liigutada, siis ta tõesti tundub selline kreemine. Olen näinud varasemalt, et siit nii-öelda võetakse väikene kogus, soojendatakse ta näppude vahel ära, ja siis kantakse nahale, nii et ma arvan, et me teeme täna täpselt samamoodi. Nii et ma võtan väikese koguse. Ma ei kujuta üldse ette, kas ma võtsin piisava koguse. No vaatame. Kuna tegemist on siis poore siluva primeriga, siis ma kannan ta ninale, otsa ette ja ka lõuale. Läheb väga mõnusalt laiali, on selline suht mõnus siidine isegi. Okei, huvitav, kas ma peaksin seda veel panema. Ma vist võtan tibakene veel ja kannan teda ka põskedele. Nahk tundub selline mõnusalt siidine ja väga pehme. Samas ka tõesti ta ikkagi natukene niisutab ja jätab sellise nakkuva tunde. Võib-olla ta peab veel natukene nahka sisse minema. No nüüd on küll umbes 30 sekundit, ma arvan, möödunud. Täitsa mõnus. Ja lähme edasi siis jumestuskreemiga, mille ka samuti ELFilt siis võitsin. Ja selleks jumestuskreemiks on ELF Flawless Finish jumestuskreem. Douglase e-poest saan sulle öelda järgmiselt selle jumestuskreemi kohta, et on kerge õlivaba koostisega, imendub loomulikult nahka, et saavutada ilus pooleldi matjas lõppviimistlus, mis püsib nahal terve päeva. Vedel koostis aitab ebaühtlast nahatekstuuri taastada ja toonib naha nähtavalt heledamaks. Okei. Täiuslik kõikidele nahatüüpidele. Ma arvan, et Douglas Estonia koduleht on eesti keele mõttes natukene kehvasti tõlgitud, sest et siin on mingid errorid. Okei, see selleks. Tooni mõttes mul on tunne, et nad saatsid mulle tibakene liiga tumeda jumestuskreemi, aga katsetame teda ikkagi. Saame aru siis, kuidas ta nahal tundub ja võib-olla pean siis endale ostma ikkagi õige tooni, kui ta mulle väga meeldib.
Tuleb väga toredas sellises klaaspudelis ja tal on isegi pump olemas. Nii et väga selline ilus pakend. Teda ei tule 30 milliliitrit, siin on teda ainult 20 milliliitrit, nii et Elfi jumestuskreem on natukene väiksema kogusega kui sellised regulaarsed tavalised jumestuskreemid. Ma natukene proovin teda raputada ka, aga ma väga ei tunne, et ta siin sees rapub, nii et ehk siis vist on tegemist natukene sellise kreemiama, tugevama konsistentsiga. No näed, selline ta siis on. Ta on tõesti päris niimoodi mõnusalt püsti püsiv, nagu sa praegu näed. Et selline pigem kreemiam ja ta on päris selline kreemiam, tugevama sellise nii-öelda rasvasema koostisega võiks öelda. Ma tunnen, et see värv võib jääda liialt soojaks, liialt selliseks kollakaks. No vaatame. Ma proovin alguses teha pool nägu ja vaatame, kuidas siis poolel näol jumestuskreem välja paistab. Nagu ikka kasutan jumestuskreemi pintslit, et laiali ajada. Kantud siis poolele näole. Ma loodan, et selles valguses on enam-vähem näha. Tulen ka natuke lähemale. Värvi mõttes pole vist isegi nii hull, nagu ma arvasin, et ta on. Istub päris hästi naha peal, et ta jäi selline täitsa kena ja juba on peaaegu täiesti läinud naha sisse. Tundub sellise keskmise katvusega, et ta ei ole nii-öelda tugeva täiskatvusega jumestuskreem. Kannamegi ta siis teisele poole näole ja vaatame, kuidas siis kogu nägu koos on. No nii, ja jumestuskreem on siis kantud tervele näole. Elfi jumestuskreem tuleb mul värvitoonis Natural, nii et see siis jah, võib-olla ikkagi tibakene vale toon, aga pole hullu midagi. Vähemalt me saime katsetatud. Järgmise üllatusena võitsin siis endale Elfilt concealeri ja see on siis Elfi 16 tunni Camo concealer ja see on siis just mati lõpptulemusega. Elfi concealer on tõeliselt suure aplikaatoriga. Ma ei ole jällegi kindel, kas see värv on õige. Tundub jällegi veidikene tume minu nähale, aga proovime ta ära. Arvan, et ta võib olla päris kattev. Teen paar täppi. Kanname siia välisnurka ka. No nii, siit on siis näha, et üks silm on laiali jäetud, teine veel ei ole. Tibake on vist kollakas, aga pole hullu. Teeme teise poole ka. No täitsa hästi. Ta katab päris hästi tõesti, ta on päris tugeva pigmendiga, et kes otsib sellist pigmenteeritud concealerit, siis see on juba midagi. Ja üleüldine tulemus siis selline jumestuskreem, muidugi ka primer, jumestuskreem ja concealer on siis lisatud. Järgmisena natukene puuderdan oma näo üle. Tahaks selle concealeri ja jumestuskreemi tibakene naha sisse puuderdada ja siis lähme edasi. Nii, ja Elf saatis mulle 2 üllatust veel selles võidupakis siis. Ma sain Elfilt nende ühe põsepuna, mis on siis värvitoonis Always Cheeky. Ta on selline väga mõnus virsikukarva ja tundub täiesti matt, et tal ei ole ühtegi sellist sädelust sees.
Ja viimase kingitusena ma sain Elfilt särapuudri paleti, kus on siis 6 erinevat särapuudri varianti. Siin nüüd on. See valge on kõige suurema sellise tugevama glitteriga. Need 2 siis selliste väikeste säratükikestega ja 3 alumist on sellised metallsed särapuudrid. Ma panen ka kõigi toodete lingid video alla, saate sealt ka infot kätte. Nii, aga vaatame alustuseks siis seda põsepuna. Et tõesti selline väga ilus, mõnusat virsiku värvi. Mul on ka Elfilt põsepuna pintsel ostetud endal juba varasemalt. Et soovitan ka uurida Elfi pintsleid. Et täitsa toredaid tundub, see on ka. See on pigmenteeritud. Ja tuli päris tugevalt selle pintsli külge ja natukene lendas teda ka siit välja, et on veidikene puudrine, aga ei midagi hullu. Aga tõeliselt armas selline värske virsikutoon. Läheb ilusti laiali. Ei jää üldse kuidagi ebaühtlane või midagi sellist, et väga soliidne, väga mõnus. Vaatame ka teisele põsale. See tõesti teeb väga selliseks nooruslikuks, värskeks, nagu ikka põsepunad seda teevad. Selline väga mõnus igapäevaseks põsepunaks. Ma ei tea, mina olen rahul. Väga nunnu. Ja Elfi särapuudrit siis. Ma proovin sulle ka teha enda käe peale siis kõikidest nendest 6 väiksed swatchid. No sära on tõesti. Siin on siis näha ülemine rida. See on siis see kõige suurema glitteriga. Ja need siis ülemised teised särapuudrid. Ja naha peal esimene rida on siis selline. Nii, ja vaatame, kuidas ka alumine rida välja näeb. Ja alumine rida on siis siin. 1, 2 ja 3. Et minu nahal kindlasti need 2 ülemist jäävad liialt tumedaks. Aga miks mitte kasutada ka neid, siis võib-olla neid tumedamaid särapuudreid, siis võib-olla lauvärvina. Ma ei ole ise väga suur särapuudrite kasutaja, ütlen ausalt. Et ma pigem eelistan ise sellist loomulikumat särapuudrit, mis ei ole niivõrd kriiskav. Nii et ma proovin siis täna minna peale natukene kergema käega. Ma vist proovin praegu seda. Juba on ta seal, jah. Ma ütlen, särapuudrid läheb tõesti niivõrd vähe vaja. Et umbes selline särapuuder ongi minu jaoks vist täpselt see, mis mulle meeldib. Et ta ei ole mitte midagi väga tugevat. Aga oi kui palju toodet ja oi kui palju valikut, et saab tõesti katsutada nii ja naapidi. Proovime korra seda sama ka silmanurkadesse panna. Annab koheselt väikse sära siia silmanurka. Ma lõpetan ka ülejäänud meegi, värvin ripsmed, värvid kulmud ja siis võtame tänase video otsad kokku. Nii, ja võtame siis tänase Elfi üllatusvõidu video kokku. Et tegin väga lihtsa meigi täna, et lisasin ainult tõesti Essence'i kulmukeeli, mis on mu lemmik, kes ei tea veel, siis Essence'i Make Me Brow. Super mõnus kulmukeel. Tal on ka tibakene omal sellist pigmenti juures, nii et ta värvib mu kulmud natukene tumedamaks. Ja kasutasin täna ripsmete peal siis uut Essence ripsmetuši, mida siis ka viimases Essence'i videos katsetasin. See on siis Essence'i Double Trouble ripsmetuš.
nii et see on siis kulmud ja ripsmed koos täna, nii et selline tõesti väga lihtne, ülejäänud nägu siis kõik Elfi tooted. Ja käime siis koos veel kõik tänased tooted veel korra üle ja alustame siis selle primeriga. Jällegi, primerid on minu jaoks natukene uuem kosmeetikatoode. Et varasemalt ma ei ole väga palju primerit kasutanud, sest et alati kui ma ennast meigin, siis ma teen meigi suhteliselt ruttu pärast nahahooldust just hommikuti. Ja mul on alati olnud tunne, et mu nahahooldus juba iseenesest on siis niivõrd mõnus meigi alla, et ma ei vaja ühtegi teist toodet. Elfi primer siis oli tõesti mõnusalt selline niisutav, siidine, jättis naha selliseks siledaks ja siidiseks. Pean teda veel veidikene katsetama, et saada temast aimud, kas ta ka miskit veel lisa annab. Aga kindlasti ta tuleb mängu väga hästi just nendel päevadel, kus ma ei tee võib-olla meiki kohe esimese asjana hommikul, vaid meigi ja nahahoolduse vahele jääb selline paar tundi näiteks. Et siis ma kujutan ette, et selline primer jällegi natukene niisutab ja valmistab naha siis meigiks ette. Nii et selles mõttes täitsa tore katsetada. Võib-olla peaks seda primerit panema selles mõttes proovile, et katsetama teda nii, et ma panen teda ainult ühele näopoolele ja teisele ei pane. Et kas ta siis näiteks jumestuskreemi püsivuse või istuvuse või siis lihtsalt üleüldise olekuga midagi toimetab või mitte. Et praegusel juhul ma tõesti tahtsin teda kanda ja katsetada tervel näol. Mul ei ole ka millegiga väga võrrelda, ütleme niimoodi. Et alles esimest korda täna ju läks see mängu. Katsetan edasi, vaatame. Elfi jumestuskreem siis järgmiseks. Ta oli tõesti siit pudelist välja tulles selline hästi kreemine ja pigem isegi selline raskem, et mulle isiklikult meeldivad natukene kergema tekstuuriga jumestuskreemid, aga samas pean ütlema, et see jumestuskreem, kuigi ta oli niivõrd kreemine, siis ta läks nahal niivõrd kiiresti ja lihtsasti laiali ja istub praegu küll päris kenasti. Et kellele just meeldib selles mõttes pigem selline matim tulemus, siis minu meelest see Elfi jumestuskreem on küll päris tore mõte. Kes otsib jällegi taga sellist tõeliselt säravat, läikivat jumestuskreemi, siis Elfi oma ei ole päris see. Samas ma kujutan ette, et Elfi jumestuskreem võiks sellises konditsioonis püsida nahal äkki päris pikalt, sest et just sellised natukene satiinmatimad jumestuskreemid püsivad tiba kauem kui sellised väga läikivad, säravad ja niisutatud jumestuskreemid. Nii et üleüldiselt täitsa tore toode, istub väga ilusti, seega ma arvan, et pigem sellisele normaalsele nahale või seganahale võib olla just see jumestuskreem midagi sellist, mida sa otsid. No nii, ja järgmisena siis oli concealer, 16 tunni Camo concealer ja just mati tulemusega. No ta katab minu meelest küll päris hästi. Nüüd sa saad vaadata ka lõpptulemust, et kuidas ta siin mul praegu istub. Et alguses mul oli tunne, et ta oli natukene liiga kollase, sooja alatooniga, aga praegu nagu ei saa väga arugi. Ma ei tea. Kuidas sulle tundub? Et kas ta ühildub või jääb ta ikkagi selliseks, et ma peaksin äkki ostma ikkagi mingisuguse väikse tooni heledama, et ta ka mu silmaaluseid natukene sellise särama paneks. Kindlasti selle concealeri puhul on väikesest kogusest küll ja veel. Mul oli endalgi tunne, et ma panin seda suhteliselt vähe, aga tegelikult oleksin ma võinud panna umbes poole vähem seda. Seega tõesti, ma arvan, et sellest concealerist jagub väga tükiks ajaks, aga kuna tegu on mati concealeriga, siis kindlasti ma ei soovita seda neile, kellel on väga kuivad silmaalused. Et ta ei ole väga niisutav. Istub siin niimoodi, et ta joonistab ikkagi natukene välja ka need sellised peened kortsukesed. Jällegi distantsilt on minu meelest kõik väga hästi. Aga jah, natukene teeb selle silmaaluse sellise veidi kuivemaks. Ma tean, et Elfil on täpselt samasugune, aga ka niisutav concealer. Aga minu meelest Douglas e-poes ei ole seda veel saadaval. Aga ei ole hullu, minul ei ole niivõrd väga sellised kuivad silmaalused, et ta istub täitsa hästi. No nii, ja põsepunaga mina jäin küll väga rahule. Ja andis sellise väga mõnusa loomuliku värvi.
Väga hästi kandus nahale, ei olnud üldse teda raske nahal hajutada, et ta ei jäänud üldse ebaühtlane ega midagi sellist, et tõeliselt lihtne töötada. Ja Elfi peaks olema neid samu põsepunasid ka teisi toone seega. Miks mitte uurida järele. Aga jah, selline ilus virsik minule küll väga meeldib. Tõesti väga kena. No nii ja lõpetuseks siis see särapuudri komplekt. No näed, siin ta nüüd mul on. No super toode selles mõttes, et kellele tõesti väga meeldivad särapuudrid, et siin on lausa 6 erinevat särapuudrit, millega siis katsetada ja endale veidikene rohkem sära näkku tuua. Kõik 6 särapuudrit tundusid sellised tõeliselt ilusad, mõnusad kasutada, et kõige suurema tõesti sellise glitter ja tükiga on ainukene see valge, aga ülejäänud kõik on sellised väga kreemised ja sellised siidise konsistentsiga. Seega tõesti super toode kõigile neile, kes särapuudreid igapäevaselt armastavad kasutada. Ja väga ilus pakend ka, et on selline tõesti jätab väga soliidse mulje. Et siin on väga mõnus. Ja sellised olidki tänased kosmeetikakatsetused Elfi kosmeetikaga. Leiad siis Elfi kosmeetikat Eestis näiteks Taglasest. Olen näinud ka müügil teda Loverte e-poes ja ma kujutan ette, et teda on veel kuskil. Panen sulle ka Taglase ja Loverte e-poe lingid video alla. Aitäh sulle, et täna vaatasid ja minuga koos aega veetsid. Kas sa oled varasemalt ise Elfi kosmeetikat katsetanud ja jaga mulle oma lemmikuid, sest et mina tõesti täna esmakordselt proovisin ja olen siiralt üllatunud, et tegelikult kõik töötas väga toredasti, ilusasti ja minu meelest lõpulukk tuli väga kena ja palun jaga mulle oma lemmikuid allkommentaarides. Võib-olla kirjuta mulle sinna üks toode, mis on kindel sinu Elfi lemmik, mida soovitaksid mul katsetada. Ja oled oodatud tulema külla mulle ka minu Instagrami kontole @annitsuping ja ma tänaseks siit lõpetan. Aitäh sulle vaatamast ja me näeme juba järgmises videos. Tšauka!